Tere kõik see nöögisõprade pere ja täname kõiki fänne, kes meil on kirjutanud, joonistanud ja kiitnud toredat saadet, nii et lähme aga rõõmsalt edasi. Ja just lõppemas on aprill naljakuu. Meie oleme sellised tõsisemad mehed või kas sa said aprilli nalja ka või tegid? Tere, ei, ma kunagi ei tee, ma ei saa aru ka, kui tehakse. Ma satun segadusse, et inimesed räägivad midagi, ei saa aru, mis jutt on. Õhtul tuleb meelde, aprill oli. No ei ole igal ühel ei ole antud seda huumori meelt. Aga üldiselt oli ju väga masendav kuu. Et tegelikult olid ainult, mitte need ainult halvad, vaid ka väga halvad uudised. Just äsja tulid siis meie sündimuse numbrid, iive on pekkis täiesti. Eelmisel aastal jäi siis 5000 inimest vähemaks. Iga päev kadus ära, suri ära põhimõtteliselt 21 inimest ja suri rohkem kui sündis. Ja nii pahasti oli, et immigratsiooniprojektid on ka kuidagi nagu kiiva kiskunud, et muidu ikkagi toodi mujalt kedagi juurde või tulid ise Ukrainast või kuskilt. Nüüd ei tule ja ongi jama käes. Ja väga halb on see, et selline jama oli viimati 16. aastal ja nüüd juhtus jälle 23. Ja tunnistan ausalt, et ma hakkasin seda asja uurima, et mis siis on, mis juhtub samal ajal, kui meil elanikkond haihtub müstilistel põhjustel. Ja selgus, et see põhjus on nüüd teada. 16. aastal valiti meile, või mis valiti, määrati meile naispresident. Esimest korda me saime niivõrd kõrge naisametniku, kohe nagu inimesed surid. Põmm. Ja nüüd on ju täpselt sama asi. Kaja Kallas, eks ole, määrati meil, kuhu ta siis pandi, Euroopa välisasjade kõrgeks amet, jälle inimesed surevad ära. Et ma arvan, et siin tuleb nüüd väga hoolega valida selgelt, naispoliitikuid tuleb mahitada, aga ainult konservatiivseid, nii kui naisliberaali pukki paneb, rahvuslik katastroof. Et selline, kuidas see mehhanism on, kuidas see nüüd töötab, seda me ei tea, sellega peavad teadlased edasi minema, aga fakt on tuvastatud. Et see enam ei ole loomulik iive, et see on ikkagi ebaloomulik iive. See on liberaaldemokraatlik iive, võiks selle kohta öelda. Aga võtame mõne sellise natukene vähem kurva uudise, mis siis nagu tuju isegi võiks tõsta ja mis on natukene nagu lihtsam seedida. Meil tehti üks uus suur telesari. Seal pildid ilmusid ajalehtedes, inimesed olid hästi ilusates, vanaaegsetes riietes, kuskil välismaa lossides jalutasid ringi. Sellest räägiti, et see on Eesti kõige aegade, kõige kallim, kõige parem, kõige ilusam, kõige targem ja kõige kriminaalsem sari. Aga mis juhtus tegelikult? Sa mõtled enne 13 või? Ei, see on hullem, see on von Fock. Ma ei tea, sa oskad saksa keelt võib-olla parem, võib-olla võiks von ütlema või Eesti keeles on ikka von Fock. Härra võib-olla siis või härra Vokk või seltsimees Vokk. Siis ei olnud veel, seltsimehed alles hakkasid asju ajama. No isand Vokk äkki eesti keeles. Peremees Vokk. Aga seal oli et sellega ju tekkis selline huvitav lugu, et kõik hakkasid väga hea turundusnipp oli ERR-il, et pandi igaks ei oma pildi panna ja levitada ja kõik tahtsid olla ilmsasti need samad vonnid ja mõisahärrad ja mõisaprouad. Parukaga ja ilusate. Keegi ei pannud näiteks selle hobuse või tõlla vedaja pilti sinna endale, et ja see muidugi võttis suured mõõtmed, et nüüd on tuhanded pildid, kuhu saab pärast neid panna, Vene propaganda võtab need pildid ja topib endale sinna kuigi meeleavaldus. Eesti on arengus nii maha jäänud, ikka feodalism, hobustega panevad ringi. Kus me oleme. Ja mina ise mõtlen, et tõesti, et siin mainitud sai enne 13, et miks ei või teised sarjad teha, ja meelega võiks vaadata, kas inimesed tahaksid olla need lihtsameelsed allalid või almad või kes seal kõik on, ma neid nimesid mäletagi enam, aga see oleks... Mina ei taha. Ausalt ütlen, ma toetan lihtsaid inimesi nende katsumustes ja tunnen kaasa, aga Alma ma ei taha olla. aga Allan on ju iganes. No see, ma ei näe suurt vahet, ma ei taha Allan ka olla. Nüüd kahju on Allanist. Kes seal veel on, võiks veel olla mõni, aga mul ei tuli isegi meelde enam. Nad on nii viletsat turundust teinud, 200 aastat on mängitud, aga nimesi ei mäleta enam, kurat.
kindlasti seal on nimed, sellega me peame leppima. Aga ütleme selle kustunud tähega, siis ei olegi rohkem midagi teha. Mina lugesin lehest sellist nagu roppu sõimu ja ei julgenudki üldse vaatama hakata. Ja mina vaatasin küll, seal keegi uppus ära kõigepealt ja siis ta ärkas ellu ja siis hakati kõik uurima. See on nagu vana hea Agatha Christie lood, et kõik tuuakse ühte tuppa ja keegi on mõrvar, aga see oli 4 osa, ega enam lõpuks ma ei mäleta, kes see siit täpselt ära suri. Kes on mõrvar, siis inimesed ei vaata. Ei, sama on selles, et tegelikult vaata asi on ju selles, et need on nii võõrapärased nimed, no ei saanudki aru. No Vokk on ju Eesti nimi. No Vokk oli isegi uuris, tema nagu oli elus, aga kuigi ta oli alguses uppunud. Ma ei täpselt ikkagi praegu jätaks vaatajale selle mõistatuse, et las ta siis vaatab mingi teine osa või teine hooaeg tuleb veel peale. Äkki seal siis minul on nagu Eesti seriaalide vaatamise reegel, kui ei ole reeturitest, ei vaata ja kui selle sarjaga oli seotud Hargla, ka ei vaata. Üks nendest 2 tingimusest peab olema täidetud, kas on tegemist reeturi või Harglaga, siis kõlbab, muidu ma olen alati petta saanud. No siis jah, see vist ei lähe sinna. Kui seal nüüd Harglat, ma ei tea, kas oli, aga minu meelest ei olnud. Harglat ma ei näinud, aga reeturid võis olla mõni. Reetur jah, no ühesõnaga siis veel väike lootus jääb. Aga lähme edasi raskete kaotustega. Eesti meelelahutus siis tuleb maha kanda, nagu ikka, pärast uut sarja, mis ette võetakse, läks nagu alati. Aga halb asi on, Vatikani riik kaotas riigipea. Paavst lahkus meie hulgast. Ja see oli suur kaotus mitte ainult Vatikanile, vaid ka progressiivsele ajakirjandusele, sest paavst oli ju edumeelne, ta oli revolutsiooniline paavst ja ta meeldis ajakirjanikele kõigile väga, siis ta suudles jalgu. Jaa, ta oli ju tegelikult selline liberaalse poolne. No ta oli jah. Väga raske on leida vist sinna veel nagu. Veel liberaalsemad, no küll leitakse ära nüüd muretse uue liberaalse paavsti otsimine on käsil ja siin soovime siis, kes nad on seal, kardinalidele või kellele tuleb nüüd jõudu? Kardinalid ja nad kogunevad siis sinna konklaavi nii kaua, kuni paavsti surnukeha on täis süstitud midagi. Ei, ta on ju jah, ta on säilitusaineid täis süstitud. Et selles mõttes, kes tahab nüüd teha karjääri Vatikani liinis, peab arvestama seda, et kui ta saab paavstiks, siis väga raskel hetkel võetakse temast veri välja, asemele pannakse mingi soolo ja säilitusaineid, mis nad siis võivad olla, no nagu torusiili, midagi sellist pannakse sulle sisse, et sellega tuleb arvestada, et see asi lõpeb kaunis halvasti. Aga see paavstiga seoses oli ju, on üks film ka, Konklav, et isegi olen vaadanud seda, ta kandideeris 8 Oscarile. Aga miks ta kandideeris, ma ei mäleta, kui palju tal edu saatis seal, aga seal oli ju väga lihtne, sest see paavst, kes seal lõpuks valiti pärast intriige, kus olid siis ka konservatiivsemad ja liberaalsemad jõud, tegid seal omavahel sellist konkurentsi, et pandi nad sinna nagu kinni ja siis nad seal vaidlesid ja arutasid seda, suitsu tuli ikka sealt mitu päeva valet värvi, et lõpuks jah, sai siis paavstiks seal filmis, sai tõesti on võimalik veel edasi minna hullemaks, et oli transvestiit, osutus siis mees naiseks või naismeheks, et siis selle peale. Siis oli, kas ta oli naine, kes oli meheks riietatud või vastupidi? No see oli nagu mehe moodi oli, aga ta ütles, et tal on olemas naiste need organid ja siis ta tahtis neid minna ära opereerima, aga öeldi, et ei ikka, jumal on loonud ta sellisena ja sobib paavstiks küll. Et selline šokeeriv võib-olla mõnele mitte. Ja inimesed vaatavad nüüd selliseid filme. Saavad Oscarid ja võib-olla mõjutavad sellise filmiga mõjutatakse masside meelsust ja üldse ei imestagi, kui kardinalid ka midagi teha ei ole, eks ole, suitsu tuleb vaatavad vaikselt moblast, eks ole, seda filmi ja hakkavad enda hulgast siis otsima seda, kes kõige rohkem nagu seda filmi storyline'i siis aitaks nagu ellu viia. Et natuke vastutustundetu. Seal filmis oli üks mustanahaline kandidaat kardinaalide hulgas, aga tema ei osutunud sellepärast kõlbulikuks, et tal oli ju naine kuskil salaja lapse saanud ja tema siis nagu ei sobinud. See on küll nii et sellised arengud. Aga lohutame siis aafriklasi, et kadunud paavst suudles mustanahalistel jalgu, aga me panime siia pildi, kus on valge jalg, et ei jääks muljet, et Vatikanis on pesemata jalgadega inimesed, et ei, kõik on korras, jalad on klaarid, suudeldakse, kõik on sanitaarne. Ja üldse peetakse Vatikanis väga puhtusest lugu. Ma ei tea, kas see nüüd õige on, aga mäletan kunagi, kui Biden oli veel president, siis ta käis ka Vatikanis.
ja läks sinna, oli ülikond, eks ole, püksid, pintsak, need olid ühest materjalist. Aga kui tagasi tuli, olid teise ülikonna püksid. Paavst ilmselt kinkis talle uued püksid, vaata, äge. Panen kohe jalga, jube ägedad püksid, kuidagi nii käis seal see asi. Aga jah, eks see paavsti surm osutus nagu selles mõttes huvitaval ajal, et just üles tõusmise teisel pühal, et enne seda teda ju veeti seal selles autos lahtises mööda seda Vatikani väljakut, et rahva sees, et inimene oli niigi põduri haige, et eks see... Ma arvan, et nad tegid talle liiga tegid liiga. Oleksid võinud lasta ikka vana inimesel vaikselt voodis olla või ratastoolis. Aga niimoodi, eks ole, panna autosse ja siis niimoodi väntsutada. Ja ta oli ju väntsutanud enne ka Vansiga kuskil. Kuidas seal oli, et mis pealkirja sa nägid? Postimees kirjutas väga huvitava pealkirja, ma hakkasin lugema. See on niivõrd hea pealkirja oli. Oli öeldud kriitikud, siis oli minu mõelest koolon kriitikute järel, need kriitikud ütlevad, et Vance näitas Sixtuse kabelis jumalale keskmist sõrve. Kindlas kõneviisis näitas. Mõtlesin, nüüd ma vaatan, nüüd on see konservatiiv paljastatud, et eks ole, ajab seal nagu sõrme pisti, tõesti halb inimene. Aga tegelikult ei olnud midagi, ta oli pildistanud seal. Sixtuse kabelis. Ja, kusjuures mina käisin, ma pildistasin, keegi ei öelnud midagi. Muidu küll, kui seal toetas selja vastu seina on kohe hellepardiga Arlekiin, tuleb kohe korda looma, mis sa vaidsin. Aga seal sa pead kuidagi, kui sa tahad, inimmass ju voolab seal muuseumis ringi. Ja kui sa tahad midagi vaadata, sa pead leidma kas kivi, kuju või posti, siis nihverdad ennast sinna posti, inimesed voolavad sinust mööda, sina seal posti näel vaatad vaipa või maali või midagi sellist. Et seal muidu hea strateegia, aga siis tuleb see hellepardi mees kohe. Ja seal on hea laes, on need maalingud ja üks on siis jumala sõrm nagu. Aga seal on nii kaunis hämar, et tegelikult seal see pildistamine hästi ei õnnestu. Minu ajal lasti seal pildistada. Ma mäletan ka. Mina küll ei saanud vastu sõrmi. Aga Vance tahtis siis pildistada ja see... Vist ikkagi pildistas, ma saan aru, et oli mingid pildid üles pannud ja siis sellest öeldi, et see pildis on nii püha koht. Et seal see pildistamine on nagu jumalale keskmise sõrme näitamine, aga see on nagu, see oleks nagu, ütlesid kriitikud. Kriitikud tegelikult ei öelnud, et näitas keskmist sõrme. Ja mina lugesin need loo läbi ja sain petta. Ma oleks just tahtnud nagu sellist raju lugu saada. Nagu Rafaeli mingid sellised teatavad tüüpi maalingud, Vatikal, midagi sellist. Ma arvan, et sa peaksid ikka tarbijakaitses pöörduma selle pealkirja esitama. Aga mul on Vatikanist head mälestused, ma ei taha nüüd nagu suhteid rikkuda järgmise paavstiga. Aga see näitab meie klikimagnetite... Jah, aga see ei ole veel, ütleme ausalt, mitte midagi, sellepärast, et Vatikan on nagu selline, ütleme, stabiilne ühiskondlik kord, aga maailmas ju tõuseb uus selline, ma ei tea, kas tõuseb, aga siiamaani tõusis selline globalistlik trend. Ja üks asutus, mis seda üleilmastumist ja globalismi vedas, oli siis Maailma Majandusfoorum ja teda juhtis üks onu Klaus. Sööge sitikaid ja kus oli sööge sitikaid, nii et teil midagi ei oleks, sööge kõik oma sitikad ära, nii et teil ei ole midagi, siis te olete õnnelikud. See eat the bugs tüüp. Jah, ta oli Klaus Schwab on tema kodaniku nimi ja lahkus sealt. Kohe, see uudis tuli ja tavaliselt on see, et kui suures sellises väga mõjukas organisatsioonis või firmas tippjuht lahkub, see tähendab halba, et seal on mingid probleemid. Aga õnneks ma lohutan televaate, et globalismil ei ole probleeme. Probleemid olid Klausi onule endal. Et tal oli, aga tal oli ju, mis talle ette heideti siis? No talle heideti ette nagu põhimõtteliselt kahte asja, üks, et ta selle majandusfoorumi rahadega laias. Ajas nagu oma asju ja muulgas lasi endale massaaži teha kuskil. Tead, sellist tüüpi massaaži, mida pikalt ei kirjeldata ajalehes. Ma küsin, et naine oli ka ikkagi nende rahadega luksuslike puhkuse reisid. See või globalistidel on tavaline vist. See on tavaline asi, et ikkagi nagu üritatakse rahasid tuuri panna. Aga ei, tal ei olnud ainult rahade tuuri panemine ja massaaž, vaid ta naisallu, vaid oli ka kuidagi seal mitmel erineval kombel ahista
kirjutanud. See on ju lausa karjub MeToo järele. Jah, et võt selline paha asi juhtus nüüd globalistide kontoris, et suur putuka entusiast osutus kõige labasemaks heteroseksuaaliks ja võib-olla ka, noh, ütleme, kuidas öelda, erastajaks. Otsustas erastada globalismi ja siis veel hullata seal kontorinaistega, nii et see elu oli tal lõbus. Ikkagi inimene, globalistiga ikkagi inimene. Jah, selles mõttes ütleme, et ja ta ärge uskuge midagi, mis teile räägitakse. Vähemalt ei tulnud välja mingit verejoomist ega sellist asja, ega lastega hullamist, et no selles mõttes suht viisakas tüüp see Klaus, et selles mõttes, aga ütleme, et kõik tüübid ei ole nii viisakad nagu Klaus. Et Inglismaalt tuli väga kurb uudis selle kohta, et vahel jäi üks Pakistani päritolu pedofiil. Ja otsustati millegi pärast, britid on ka nagu käest ära, neil on ka vist see globalism nagu langustrendis, otsustasid saata Pakistani tüübi välja. Mine Pakistani tagasi, teisele mis tahad, aga kao ära. Aga Pakistani mehel olid väga head advokaadid. Seda tüüpi me kuidagi välja saata ei saa, siin on olulised probleemid ja probleem oli siis milline. Probleem oli selles, et kui ta nüüd välja saata, siis Pakistanis ootab teda ebainimlik või alandav kohtlemine. Ja mitte sellepärast, et ta on pedofiil, vaid sellepärast, et ta on alkohoolik. Islami maas alkoholi tarvitamine, oi, väga paha asi, rasked karistused, väga ebainimlik kohtlemine, palatakse peksa või midagi sellist. Ja nüüd siis ongi, et küsimus on selles, et tal tuleb kõigepealt teha alkoholismi ravi, et teda saaks välja saata, ravida haigus välja ja siis lähed. Aga enne ei saa. Ja nagu me teame, ega see ravi ei ole väga lihtne, väga sageli ei anna üldse tulemusi. No ja, aga kas see oleks võimalik üldse, kes tahab alkoholist loobuda, see saatagi Pakistani, et ta seal oleks eemal paedes? Jah, et teda koheldakse nii kaua ebainimlikult, kuni ta vabatahtlikult loobub, saab aru, et eksisin, enam ei tee kõik. Minu meelest antakse ikka peksa islamimaades konkreetselt. Või kividega või kaigastega. Ühesõnaga, ravi on küll keskaegne, aga tõhus. Nii et kui ühelt seda, ootame, et nüüd ikkagi see ravi annab mingi tulemuse. Aga kindel ei saa kunagi olla. Sest Inglismaa on üldse nagu väga segaduses iseendaga. Inglismaa on siiamaani olnud ju väga selline progressiivne riik. Seal on kõik asjad, oma abielud, värgid, kõik, mis sa oskad ette kujutada ja nüüd veel üks Inglismaa uudis ja isegi, väist raske uskuda. Raske uskuda, et Inglise ülemkohus tegi väga, ütleme, kuidas nüüd öelda, kommunistidele, liberaalidele, satanistidele nagu, sellise vastuvõetamatu ja täiesti hulluks ajav otsuse, nimelt otsustas, et naine on naine. Et küsimus oli sellised, et Šoti naisõiguslased hakkasid nagu, tõusid tagajalgadele ja hakkasid möllama, et mehed võtavad, eks ole, meie õigused ära, panevad naise riided selga või teevad naise nägu ja on ka naised. Poksima löövad pealuu sisse ja ronivad naiste peldikutesse, õudselt vastik. Ja siiamaani ikkagi transvestiidid või transseksuaalid said nagu õiguse väga mitmes instantsis, aga nüüd ülemkohtus otsustati, et naine ongi bioloogiline naine ja naise õigused, näiteks minna naiste peldikusse on ainult bioloogilisel naisel, näita munasarjad ette, siis lähed, kui ei ole, head aega. Nii et Inglismaal enam siis, kui ma lähen nüüd Inglismaal ja ma naiste peldikusse enam minna ei saa. Kahjuks küll. Ta võid muidugi minna, aga siis ilmselt rakendatakse teatavaid sanktsioone, mida võiks kirjeldada kui julma ja ebainimlikku kohtlemist. Kuhu me oleme jõudnud, maailm käib teistpidi? Et selles mõttes Inglismaa on progressiivse maailma jaoks kadunud väga mitmes punktis. Seal on halvasti pedofiiliaga, seal on halvasti transseksualismiga. Aga lohutuseks võib öelda, et ikkagi ajakirjanduses on ilmunud andmeid, et see soo muutmine ikkagi teeb head. Et kuigi naise peldikusse enam sa minna ei saa, aga sa oled õnnelik. Sa oled õnnelik, kui sa endale, nagu ütleme, lased endaga teha kohitsemis nagu sellise operatsioonis, sa pärast oled õnnelik, su psüühiline tervis läheb paremaks. Väga oluline. Ja töösuhted lähevad paremaks. Ja samuti väheneb enesetappude arv. Nii et kui te olete enesetappu äärel ja kommunist... Oletegi sugu? Väike kastreerimine ajakirjanduse andmetel aitab õnnelikult edasi elada. Nii et selles mõttes naiste peldikusse tõesti Inglismaal ei saa, aga õnnelikuks küll. Nii et selles mõttes on hästi. Aga me oleme nüüd seda teemat kaua edasi lükanud, aga midagi ei ole teha. See on Eesti uudis.
oi, no ma ei tea, ma ei leia sõnu. Ühesõnaga tegemist on vanadekodus toimunud ilgusega. Püüti kinni siis üks tüüp, kel olid püksid rebadel ja kes oli asunud vahekorda, ütleme nagu dementse naispatsiendiga või kas ta on patsient või klient seal, klient vist? Ta on, teagi, kuidas... Või mõlemad, patsient, ei olnud. Klient ikkagi. Ja võib öelda, et nii patsiendi kui kliendiga ja neid patsiente ja kliente, keda siis usin töötaja ettevõttis oli 8, no see on ju hirmus küll. Ja kui vanad need olid? Oi, nad olid väga vanad. 100-aastased. Päris 100 aastat vist ei olnud, et neid numbreid, need on delikaatsed isikuandmed. Ja naiste rahvaste iga üldse niimoodi ajalehes puudutada ei ole viisakas, et isegi kui oleks olnud, minu keel tõrgub ütlemast, kui vanad nad on. No arvatavasti nad ei olnud 25. Ei, nad olid ikka, see oli ikka pigem siuke vanadekodulaadne asutus. Ja see kõik oli iseendast juba väga, väga nagu raju ja ajas inimesi närvi. Aga siis tuli välja, et keegi prokurör leidis, et ei ole hullu. Ega see vägistamine nii halb ei olegi, kui on hästi vägistatud. No niimoodi, et ei ole tekitatud tervislikult jah, ei füüsilist ega vaimset nagu kahju, ei ole konte murtud ega hulluks aetud, et mõnusalt vägistatud, viisakalt. Täitsa okei, et tema ei näe probleemi. Ja nii ta ütleski. Nii ta ütleski, sellest muidugi sellega nagu isegi progressiivne inimkond ei leppinud sellise seisukohaga, hakkasid vinguma. Lehtedes ilmusid sellised kiunuvad lood ja hakati nagu rääkima, et kuidas siis nii, prokurör, meil on ikkagi tead mingi paragrahv vägistamise kohta, et kuidas nii saab. Kas avalikult hakati prokuratuuri ründama? Oi, hirmsasti rünnati prokuratuuri, Eesti Vabariigi sõltumatust ja täiesti, ütleme ajakirjandus, peavoolu ajakirjandus kujunes otseselt julgeoleku ohuks prokuratuurile vähemasti, võib-olla veel kellelegi. Pärast ikkagi prokuratuuri esindaja oli või peaprokurör lausa oli sunnitud seal vabandama. No see oli hiljem, kõigepealt tuli selle otsene ülevis vist, kui ma ei eksi ringkonnaprokurör, kes ei mis seal ikka, prokuröril oli õigus niimoodi öelda. Aga vägistaja ei vabandanud kellegi ees? Ei ole neid. Ta vist alguses rääkis, et nad ise tahtsid, aga kui selgus, et inimesed on nagu natuke dementsed, et ja üldse ei saa millestki aru. Mida nad tahtsid vett või? Ja kuidas see jutt nagu väga veenev ei olnud. Ja kaitsele viskus ikkagi, nagu ma saan aru, kogu riigi aparatuur. Minu mõttes siin samas mäe peal tehti ju järelepärimine. Minister leidis, et kõik on kaunikesti nagu muhe. Eks ole, prokurör leidis, et see on okei. Pakosta ei näinud üldse probleemi, ta hakkas hoopis rääkima mingitest muudest asjadest. Ühesõnaga, et inimesed siiamaani ei saanud aru, mis asi on liberaaldemokraatia, siis nüüd on selge, et see on vägistamisdemokraatia. See on vägistajate jaoks ja vägistamiseks, kohandatud ühiskonna korraldus. Ja see näitab seda ja see on ikka päris liberaalne, ühesõnaga, et vägistajad võivad teha, mis nad tahavad, prokurörid võivad teha ja rääkida, mis nad tahavad. Täielik liberalism. Ja ärme unusta, et kogu see vanadekodu see äri, see on ju reformierakondlaste käpal kõik. Sellepärast ongi nii hästi, et on, mõtle, kui oleks keskerakondlaste käes. Nüüd ma saan alles aru, kuidas see kokku. Ma ei tea, mis seal siis toimus. Aga praegu on nagu prokurör ütles, ega väga hull vägistamine olnud, siuke suhteliselt midagi seal kaela kahe korra ei keeratud. See on ikka enam vähem, siuke liberaalne vägistamine ja demokraatlik prokuratuur. Ta ei öelnud, et on liberaalne ja demokraatlik, aga selline mulje jääb, et kui meil on liberaalne ja demokraatlik kord, siis... Ja selle juures taheti ju kõik see kinni mätsida, et see vanadekodu pole üldse süüdi milleski. See vägistaja vist ikkagi aga et vanadekodu asja nagu on üritatud kinni mätsida nii ühes, teises kui kolmandas nagu instantsis. Aga nüüd ma ikkagi lugesin, lõpuks oli mingi lugu, kus ikkagi tuli välja, et see prokurör vist nagu sai aru, et tal nagu algus oli kommunikatsiooniviga, et mõte oli hea, aga nagu see jutt tuli nagu natuke sõge välja, aga mõte oli peas nagu viisakas, aga võt siis kuskilt sealt teel see mõte, kui ta hakkas nagu sellesse heliaparaati jõudma, siis nagu läks vussi kuidagi. Oleks see uuesti teha siis võib-olla? Teinekord nagu võib-olla riigil on ju palju igasuguseid PR-inimesi palgal ja kui need oma palgalised PR-inimesed ei oska midagi ütelda, siis saab ju firma palgata. Selleks ongi firmad, et riigi raha eest ametnik saaks palgata erafirma siis räägib.
sest tõesti rääkida on raske, aga meil siin ka, kui kaua me hoogu võtsime siin enne saadet paar tundi, no ei ole niisama lihtne. Ma hakkasin eile juba valmistuma. See nädal aega on meil töö käinud siin, pole niisama, aga no meil ole praegu võimalus neid firmasid palgata, muidu siin oleks 40 tonti oleks siin. Aga me oleme hädas ka praegu. Aga ühesõnaga selline, et küll selline asi, mida ka ütleme halbades unenägudes ja õudusfilmides on raske ette kujutada, et selline asi saab olla tegelikult olemas, aga see asi oli tegelikult olemas. Ma siia vahele ütleks selle ikkagi ära, et kui on ka mingi asi, mis nagu ei meeldi, mis me oleme siin öelnud, siis meie ei ole süüdi, et see kommunikatsiooni viga lihtsalt. Te saate valesti aru. Et selles suhtes see on koht, kus nüüd see ära rääkida. Võib-olla see vägiste ka nagu ütleme seksuaalne kommunikatsioon ebaõnnestus. Tegelikult ta tahtis hoopis midagi muud teha. Aga siis kontakt tekkis. Ja aga see kommunikatsioon väljus kontrolli alt. Aga on veel ja nüüd, kus siis selline vanadekodu teema on aktuaalne, on tulnud veel sarnaseid uudiseid ja sugugi mitte selliseid nagu, et kas nüüd on halvasti või ei ole halvasti, et juriidiliselt on halvasti, aga eks kui vaatad, et kondid on terved, siis on nagu okei, et lugu on sellest, et dementsusega üks dementne klient lihtsalt peksti surnuks. Selline 84-aastane dementsusega reet, kellele meeldis koridoris kõndida. Kõndis koridoris, siis läks oma tuppa, siis tuli tuppa Boris ja peksis ta surnuks. Selline asi. No aga see on Eesti Vabariik. Ja siis siin ei oska kohe midagi öelda. Ja ma saan aru, et siin on selline lause on veel avalikuks tulnud, et 2 nädalat tagasi lõpetas prokuratuur kriminaalasja. Reeda poeg ja tütar ei lepi, et keegi nende ema surma eest ei vastuta. Et võtta vägistamise eest nagu veel keegi nagu seal vastutas. Ma pean tapad ära, see üldse. No jah, aga meil on prokuratuuril nii palju muid tegemisi, nad ajavad siin mingi poliitilisi nõiajahte ei jõua jah kõik ja võib-olla seal paljud on ju vahel jäänud igasuguste asitõendite fabritseerimisega ja ma ei tea, tunnistajate takistamise, ühesõnaga siuke jääb mulje mafioossest struktuurist ja see mulje iga päevaga ainult süveneb. Et selles mõttes me loodame, et järgmine kuu tulevad sellised uudised, et me saame teile öelda, kallis Eesti rahvas, meil on õigusriik, vägistajad ja mõrtsukad saavad karistatud ja me võime pärast seda kergevalt hingata. Täna me seda öelda ei saa, ütleme lihtsalt, ütleme sügavmõtteliselt ja kurvalt kohtumiseni. Ja, näges.